eelmisel suvel vahetasime dušikabiini välja ja mõtlesime, et paneme selle vana dušikabiini küülikutele, et nad saavad seal all mängida ja peituda sinna, kui mõni röövlind näiteks üle lendab. Ja jänesed võtsid selle nii toredalt omaks ja neile väga-väga meeldib see. Aga mis mulle ei meeldi, on see, et hoovi peal nii hästi on näha siis sellist plastikust jurakat. Kuna ma praegu ikkagi hoos olen nende punumisprojektidega ja uksed siin, uksed seal, siis mõtlesin ühel õhtul, et hakkan siis seda dušikabiini okstega katma. Hästi ilus õhtu on, praegu on ilusad päikeseloojangu õhtud. Kell on 6 õhtul ja umbes tund aega ma saangi siin toimetada, sest siis on juba pime, nii et ilmselt täna ma seda valmis ei jõua ja saan siis homme jätkata. Siit ma veel vaatan, et kõik oksed, mis on ülesse poole natukene, murran ära või painutan allapoole. Seest on ta siis siuke, et siia läheb ka, ma toon heina, et siin oleks hea mõnus. Et muidugi on neil endal ka siin tunneleid. Ühe sisse ma muidugi astusin, kukkusin, jänese urgu kukkusin. Jalajälgi ei ole näha niimoodi, aga jah, neil on neid tunneleid päris palju siin. Aga see tunnel neile väga meeldib. Ja kukkusin jälle. No, neil lähevad siin need käigud, väga korralikud käigud ja siis ongi see, et siin on see juba päris, ma pean siit hakkama parandama nende tunnelit tundub sellepärast, et ma lihtsalt lõhun ära nende hea süsteemi siin, et siin väga ei saa käia ja nii. Teed. On saabunud järgmine päev. Kogun siis nüüd sellist pehmemat materjali, mida siis sinna puidu vahele panna ja ikkagi, et ära peita seda valget dušikabiini.
nii, hakkab vaikselt looma. Alumine äärvel. Aga siit on juba päris hea. Peame mõtlema, mis nende äärtega, kuidas neid peita ära. Et kui nad seda söövad ikkagi selle katte niimoodi ära, et jääb ikkagi seda dušikabiini näha, siis ma panen siia midagi sellist, mida nad ei taha süüa. Äkki sammal või sügislehed, igal juhul midagi ma sellist välja mõtlen, ma arvan. Nüüd veel viimane asi lisada ja selleks on sammal. Täna on nii mõnus ilm, selline hommikust peale on natuke sellist nagu seenevihma sadanud, aga see on nii õrn, see nagu ei sega toimetamist ja samas ta tekitab sellist õrna niiskust loodusesse, mis toob kõik sellised mõnusad lõhnad üles. Selline suve vihmalõhn on ja selline hästi kerge, vaikne vihmasabin. Aga metsas on alati niimoodi, et igasugused ka sellised, kohe näitan, vot sellised oksad alati panevad nagu fantaasia käima, et mida võiks teha, sest need on nii ägedad sellised. Nii, mul on siin natukene need kogutud sammalt. Eriti mõnus. Loodus ikka oskab nii mõnusalt ära lagundada. Väga mõnus. See oli mingi huvitav lind. Tuttava häälega, aga ma ei tea, kes see teeb sellist häält. Siis mul on huvitav lõhn näppudel. Sellest samblast vist siuke vürtsikas magus lõhn. No nii, kes see tuleb sealt? Jah. Seal oli paanika, et ma olin näinud kuskile. Jälle seal. Lisaks samblale mõtlesin, et võiks korjata ka mõned käbid, aga ei õnnestunudki väga käbisid leida. Kui olid, siis olid ainult mõned üksikud. No nii, Peti, lähme tagasi, ma ei leidnud käbisid. Tahtsid puu otsa praegu ronida? Nalja tahtsid teha? No mine siis. No mine. Ei, seekord mitte. Ja küll lähme Peti. Me otsime oma
Sambla asjandused üles ja lahkume siit metsast praeguseks. Au. Nii Peti, lähme tagasi koju. Nii. Igatahes ma teen metsast natuke sammalt ja mõtlesin, et äkki ma saan veidikene nagu mõnes mõttes kaunistada ja mõnes mõttes võib-olla ära peita selle valge ääre ja seepärast seda äkki ei taha süüa, kuigi kes teab. Lisasin siia alla nüüd ka heina ja siis on küülikul eriti hea mõnus pesa siin. Selleks hetkeks ma arvasin, et ma olen lõpetanud selle projektiga, aga mind ikkagi jäi häirima, et ma ei leidnud käbisid, sest mulle tundus, et täpselt need sealt veel puudu olid, nii et ei andnud rahu ja ma ikkagi läksin neid käbisid ka veel otsima. Õhtusöök metsaserval. Mul on plaan minna siia metsa käbisid korjama. Ja ongi sööb söödud. Nii. Jätan mõned asjad praegu siia, sest ega ma väga kaugele siit ei lähegi. Võtan kaasa kotid, kuhu ma saan korjata sisse käbisid. Ja igaks juhuks on mul kaasas ka helisalvesti, mida ma praegu ei kasuta ilmselt, sest mootorsaag toimetab hoolsalt. Nii et selle ma jätan ka praegu siia. Ja selle ma jätan siia. Võtan ainult siit kindad ja no nii, läksime.
palju neid. Natuke käbisid. Nendega saab väga erinevaid asju teha. Saab kasutada tulehakatiseks, saab teha multsi ja kasutada multsiks peenra peal ja saab teha igasuguseid käsitööprojekte, pärgasid, dekoratiivseks kasutuseks väga kihvt. Käbikesed. Nii. Ja nüüd veel viimane viimistlus, mis mul praegu meelest ära läks. Et üks selline suurem oks oli väga nähtaval ja see muidu mind ei häirinud väga, aga lõpupoole ma ikkagi vaatasin, et ikkagi võiks jälle ära saagida. Igatahes ma olin käbidega väga rahul, sest ma kuidagi täpselt kujutasingi ette, et see selline võiks välja näha. Ma lihtsalt ei arvanud, et see protsess võib-olla, et nii kaua aega võtab, et alguses ma mõtlesin, et teen sellise ühe päeva projekti. No nii, selline see siis sai. No minu arust väga hubane, et siuke metsane käbid ja sammal ja oksi ja kõike. Mulle väga meeldis seda teha, see oli nagu selline mõnus looduslähedane meisterdamine ja samas küülikutel väga mõnus niimoodi. Aitäh vaatamast ja järgmise korrani!